Nõmme on tore ja kena koht elamiseks, aga vahest juhtuvad ka siin üsna kummalised asjad. Mõni aasta tagasi keegi mõttehiiglane siinsamas Hiiu parkmetsas naelutas oravaid puude külge. Mürgitamisjuhtumid, mis siin aset on leidnud, ei pane vast ka kedagi enam imestama, aga praegu on käes jälle selline aeg, kus loomaomanikud peaksid olema veidi tähelepanelikumad. Kõik metsaloomad teadsid ammu juba, et varsti tuleb inimjahi luba. Nüüd õige aeg on valmis seada lõksud ja küüned hambad ja need teised nõksud. Loomakaitsed on viimaste nädalate jooksul saanud ärevaid teateid Nõmmelt. Sealkandis tapvat üks julmur hulkuvaid loomi. Paistab, et tüübile meeldib lihtsalt lõbu pärast loomi maha lasta. Et aga jaht rohkem adrenaliini keresse ajaks, siis tegelane peab loomadele suisa keset selget päeva jahti. Loomakaitseseltsile on teada antud päris mitmest juhtumist, kus Nõmmel on koerad-kassid saanud haavlipüssi kuule. Nende tagajärjed on olnud võrdlemisi kurvad, et mõned loomad on ka surnud. Viimase teate kohaselt oli tegemist ühe kassiga, kes sai kuuli pähe ja suri selle tagajärjel, ja ühest koerast, kes sai kuuli rindkeresse ja hetkel võitleb oma elu eest. Ilmselt arvab loomatulistaja, et tema saab tapahimu rahuldada ja linn hulkuvatest loomajätistest puhtamaks. Lõpuks ei tõuse ju metsiku looma maha nottimisest pahandust, peremeest ju loomakesel pole. Esimese asjana, kui olete kindlad, et on tõesti tulistatud looma, peaks pöörduma politseisse. Ja loomulikult ka siis loomaarsti poole. Loomaomanik peaks kindlasti oma looma hoidma oma territooriumil, sest et usun, et enamus nendest tulistamisjuhtumitest on ka toimunud kodust väljas. Et kui loom on tänaval, siis ta satub selle tõttu ohtu. Paremal juhul satub aga uitama läinud lemmikloom varjupaika. Koera jaoks pole see halvim variant. 2 nädalat tuleb kutsat varjupaigas hoida, lootuses, et ilmub peremees välja või leitakse õnnetule uus kodu. Seega on penidel võimalus ette nähtud 2 nädala pärast elus olla. Kassidega on aga teine lugu. Nende jaoks ruumi napib ja nii mõneski varjupaigas saadetakse kiisud teise ilma kohe esimesel võimalusel. Praegu on seda looma suht koht raske. Kus? Pitsu! Poobik! Poobik! Poobik, mine! Ja võtaks Jaanikon! No loom on loom. Loom pääseb ikka aiast välja, kuidas edasi tegutseda. Kui loom on pääsenud aiast välja, siis esimese asjana kindlasti asutada otsima minna. Kindlasti ühendust võtta loomade hoiupaigaga, uurida, kas juhuslikult ei ole teie loom sinna sattunud. Et need on nagu 2 esimest asja, mis kindlasti tegema peab. Kahejalgne loom üllas looduse kroon.